See videojuhend on Exceli põhise tööriista kohta, mis arvutab hoone süsiniku jalajälje. See on mõeldud Eesti süsiniku jalajälje arvutamise meetodi tutvustamiseks hoonete ehitamise valdkonnas. Selle tööriista töötasid välja TalTechi teadlased Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt rahastatud projektis aastal 2021. Tööriist kohaldab Exceli makros. Seetõttu peate te võib-olla kohe pärast Exceli faili avamist klõpsama sisu lubamine. Selleks, et testimine oleks lihtne, küsib tööriist kalkulatsiooni arvutamiseks mõned sisendid. Alguslehel peate valima hoone tüübi ja ehitise valmimise aasta. Valmimise aasta on 1. aasta, mil hoone eeldatavalt kasutusele võetakse. Näiteks, kui valite 2025, siis see on hoone eluea 1. aasta ja aasta, mille järgi määratakse kasutusaegsed heitkogused. Ülal oleval ribalt leiate sinised navigatsiooninupud, mis juhatavad teid samm-sammult läbi protsessi. Paremal olev nool viib teid esimesele arvutusmoodulile. Moodulid A1 kuni A3 arvutavad materjali tootmisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Mooduli töölehe vasakul poolel leiate nupu pluss, mis avab uued read, mis selgitavad, kuidas iga moodul arvutatakse. Sellel leheküljel peate seadistama materjalide nimekirja. See on nimekiri kõikidest ehitusmaterjalidest ja nende kogustest. Ehitusmaterjalide sisestamiseks on 3 võimalust. 1. Käsitsi, sisestades materjalid rida-realt käesolevale töölehele. 2. Kasutades projekteerimistarkvara materjalide nimekirja töölehte import. 3. Hoone projekti skemaatiline disain töölehel skets. Kui soovite materjalide nimekirja teha käsitsi, peate tegema 3 sisestust iga materjali rea kohta. Kõigepealt valige materjali nimi. Seejärel sisestage materjali maht kuupmeetrites. Ja lõpuks määrake kategooria, millesse materjal kuulub. Palun kerige töölehe alla, et kirjeldada kõiki hoone ehitusmaterjale 3 sisendi järgi. Hetkel hõlmab Eesti ehitusmaterjalide heitekonfitsientide andmestik vaid piiratu arvu materjale. Seega valige palun variant, mis on kõige lähemal algsele materjali spetsifikatsioonile. Praktikas eksporditakse materjali nimekiri sageli projekteerimistarkvara ehitusinfomudelist. Materjalide loetlelu saab projekteerimistarkvarast eksportida Exceli tabelina. Materjalide nimetusi ja koguseid sisaldavad lahtrid kopeeritakse ja kleebitakse sellesse kalkulaatorisse lehel import. Ülal oleval ribal leiate nuppu import, mis viib teid otse töölehele import. Sellele töölehele saate kleepida tabeli, mis sisaldab materjalide nimekirja. Tabeli peate koostama projekteerimistarkvaras, mida kasutate. Eksportige kõigepealt arhikäädist ehitusmaterjalide tabel uueks Exceli tabeliks ja kopeerige kogu tabel. Klõpsake paremas ülanurgas oleval väikesel noolega ikoonil, et kuvada 3 valikuga menüü. Klõpsake nuppu, kuva vahekaardid ja käsud. Klõpsake fail, print, valige printer, print. Kui olete Exceli tabeli kopeerinud, naaske töölehele import. Klõpsake automaatselt varjatud lint ja jätkake. Klõpsake 2 noolega märgitud lahtril. Sisestage tabel siia. Nagu näete, on see näidismaterjalide tabel, sisaldades väga vähe materjali ridu. Veenduge, et materjali kogused oleksid kuupmeetrites kopeeritud sellesse veergu kuupmeetri sümboli alla. Siit võtab kalkulaator materjali kogused välja. Tabeli vasakul poolel kasutage kontrollnuppe, et valida materjal igal real nii, et see vastaks võimalikult hästi arhikäädi algsele materjalide nimekirjale. Kui teie nimekiri on valmis, liikuge tagasi töölehele A1 kuni A3. Klõpsates navigeerimisnuppu ja seal klõpsake Apply import. Materjalide kogused kopeeritakse kalkulaatorisse. Moodulid A1 kuni A3 arvutavad materjalide tootmisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Nupu Apply import leiate paremast ülemise nurga rippmenüüst.
Pärast seda peate veel määrama iga imporditud materjali kategooria. Kui materjalid on märgitud, näete tulemusi veerus A1 kuni A3 tulemus. Kasutage sinist parempoolset nooleklahvi, et arvutust jätkata. Moodul A4 hindab kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad ehitusmaterjali transpordist tehasest ehitusplatsile. Tööriist pakub välja vaikeväärtused. 3000 kilomeetrit üle maailmselt tarnitud materjalide puhul. 500 kilomeetrit kohapeal tarnitud materjalide puhul. Kui te teate, kus kohast materjal transporditakse, siis saab siin kontrollnuppude abil reguleerida transpordi vahemaad. Kaugust saate mõõta näiteks Google Mapsi abil. Kaugus korrutatakse 1,4-ga, et arvestada juurde tagasisõidud ilma koormata. Reset-nupp menüü all taastab transpordikauguse veerus olevad vaikeväärtused. Taaskord saate rohkem teavet pluss nuppu alt selle kohta, kuidas see moodul on arvutatud. Sulgege aken miinusnupuga, kui te ei soovi infot rohkem näha. Kui oled valmis, viib paremale osutav sinine nupp sind arvutuses edasi. Mooduli A5 abil hinnatakse ehitusplatsi tegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Tööriist pakub välja tekkivate jäätmete protsendi vaikeväärtuse. Väärtus saab reguleerida väärtuse kõrval olevate kontrollnuppudega. Moodulites kokkupandava ehituse puhul saab jäätmeprotsendi muuta nulliks, välja arvatud vundamendi ja muude kohapeal ehitatud hooneosade puhul. Paremas ülanurgas olev reset-nupp annab vaikeväärtused veergu raiskamisprotsent. Kui olete valmis, viib teid sinine nupp koos parema noolega järgmisesse arvutusmoodulisse. Moodulid B1 kuni B3 ei kuulu Eesti süsiniku jalajälje arvutusmeetodisse. Seega saate need töölehed vahele jätta, vajutades noole nuppu paremale. Moodul B4 arvutab materjalide väljavahetamise mõju hoone eluea jooksul. Asendamine hõlmab kõiki materjale, mille kasutusiga on hindamisperioodist lühem. Tööriist pakub iga materjali jaoks välja vaikimisi kasutusaja. Kasutusaega saab muuta kontrollnuppudega väärtuse lahtri kõrval. Reset-nupp taastab kasutusea veerus vaikimisi väärtused. Kui olete valmis, viib noolega sinine nupp teid järgmisesse moodulisse. Moodul B5 ei kuulu Eesti süsiniku jalajälje arvutamise meetodi alla. Seega võite selle lehekülje vahele jätta. Vajutage uuesti noolt paremale. Moodul B6 arvutab hoone eluea jooksul energiakasutusest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused. Energia on teine oluline sisend süsiniku jalajälje arvutamisel. Ruumide ja vee kütmiseks ning elektrienergiaks kuluv energia tuleb arvutada teise tööriistaga, kuna käesolev vahend ei sisalda energiaarvutusi. Tarnitud energia arvutatakse samamoodi nagu energiamärgise puhul. Nii sisestate te teabe energiakasutuse kohta. Kõigepealt valige menüüst peamine kütteenergiaallikas. Seejärel sisestage köetav netopõrandapind nagu energiamärgisel. Järgmiseks valige menüüst hindamisperiood. Eesti meetodi puhul kohaldatakse 50 aasta pikkust arvutusperioodi. Seejärel sisestage tarnitud energia ruumi kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks ja elektrienergiaks. Graafik näitab teie poolt sisestatud väärtuste mõju. Eesti meetodi puhul kohaldatakse stsenaarium võrgu elektrile, mis eeldatavasti muutub lähitulevikus vähem süsinikumahukaks. Arvutuste jätkamiseks klõpsaku uuesti noolt paremale. Moodul B7 ei kuulu Eesti süsiniku jalajälje arvutamise meetodi alla. Seega klõpsaku uuesti noolt paremale, et see tööleht vahele jätta. Moodul C1 arvutab hoone lammutamisest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused. Hinnang põhineb startlehel valitud hoonetüübil. Sisestage valgesse kasti hoone netopindala. See on köetava ja mitte köetava põrandapinna summa. Paremale osutav noolenupp viib teid järgmisele töölehele. Moodul
C2 arvutab transpordis põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused kasutusaja lõppjärgus. Vaikimisi kohaldatakse selle mooduli puhul 50 kilomeetri pikkust transpordikaugust ja maanteevedude heite konfitsenti 0,0116 kilogrammi süsinikku tonni kilomeetri kohta. See moodul mõjutab tulemust vähesel määral ja see arvutatakse automaatselt. Seega jätkamiseks klõpsake paremale osutavat noolt. Moodul C3 hindab jäätmete töötlemisel tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Hindamise aluseks on materjalide mahud ja nende klassifikatsioon Eesti materjalide andmebaasis. Mineraal, metall, puit. C3 osakaal näitab käesolevas moodulis arvestatud materjalide protsentuaalset osakaalu. Ka see moodul arvutatakse automaatselt, nii et jätkamiseks klõpsaku uuesti noole nupule. Moodul C4 arvutab ehitise lõpliku kõrvaldamise käigus tekkinud kasvuhoonegaaside heitkogused. Siia on lisatud materjali osa, mis ei olnud hõlmatud C3-s. Selle mooduli jaoks ei ole sisendeid, seega kontrollige seda ja jätkake noole nupuga. D-kategooria hõlmab kasu ja koormust väljaspool süsteemi piire, mida ilma ehitusprojektita ei tekiks. Tulemused ei ole hõlmatud süsiniku jalajälje hulka, vaid on esitatud eraldi arvuna. Arvutus põhineb materjali andmebaasi vaikeväärtusel. Selles moodulis ei ole sisendeid. Palun klõpsake uuesti paremale osutavale noolenupule, et jõuda arvutustulemusteni. Töölehel tulemused kuvatakse arvutuste väärtused. Süsiniku jalajälg avaldatakse ühe numbrina esimesel real. Graafikud näitavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid hoone eluea jooksul. Parempoolne graafik näitab kumulatiivseid heitkoguseid. Palun kerige allapoole, et näha rohkem tulemuse graafikat. Sealt leiad 3 piruka diagrammi, mis aitavad sul kontrollida oma sisendeid. Palun klõpsake seejärel sinisele noole nupule Versions üleval paremas nurgas. Näitan teile, kuidas saate võrrelda arvutustulemusi. Hiljem pöördume tagasi Results lehele, et näha printimisvõimalust. See tööleht võimaldab versioonide võrdlemist. Versiooni kontroll toimub paremal olevas 3 reas asuvate tegevusnuppude abil. Esimene rida tegevusnuppe kopeerib praeguse arvutuse ja muudab selle eraldi seisvaks versiooniks. Saate jätkata praeguse arvutuse redigeerimist ja hiljem selle versiooni juurde tagasi pöörduda. Teine rida tegevusnuppe kopeerib vana versiooni ja muudab selle praeguseks arvutuseks. Pange tähele, et kogu praeguse arvutuse valik kirjutatakse üle. 3. rida tegevusnuppe nullib versioonid. Pärast seda ei saa väärtusi enam tagasi võtta. Nagu näete, kuvatakse tulemused hallil taustal. Kui soovite võrdluse paberile välja trükkida, klõpsake nupule Print. See tööleht on mõeldud versioonide võrdlemiseks ja paberile välja trükkimiseks. Trükkimiseks tuleb teha järgmist. Klõpsake paremal üleval nurgas oleva väikese noolega ikoonil, et kuvada 3 valikuga menüü. Klõpsake nuppu, kuva vahekaardid ja käsud. Klõpsake File, Print, valige printer, Print. Pärast printimist klõpsake nuppu Automaatne lindi peitmine ja jätkake. Versions nupp viib teid tagasi versioonide töölehele. Siinkohal tahan ma minna tagasi lehele Results, seega vajutan vasakule noole nupule. Tulemuste väljaprintimiseks klõpsan siin nuppu Print. See tööleht on mõeldud arvutustulemuste printimiseks paberile. Nõuetekohase aruandluse jaoks palun täitke järgmised andmed oma projekti kohta. Palun sisestage hoone aadress. Palun sisestage hindaja nimi. See on teie nimi. Palun täpsustage hoone vundamendi tüüp, valides menüüst parima võimaluse. Palun täpsustage oma hoone kandekonstruktsioon, valides menüüst parima võimaluse. 2 viimast sisendit on tulemuste kontrollimiseks. Nüüd olete valmis printimiseks. Sellel on 4 faasi.
Klõpsake paremal ülanurgas oleval väikesel noolekoikkoonil, et kuvada 3 valikuga menüü. Klõpsake nuppu, kuva vahekaardid ja käsud. Klõpsake fail, print, valige printer, print. Pärast printimist klõpsake nuppu, automaatne lindi peitmine ja jätkake. Tulemuste lehele saate tagasi minna, klõpsates results. See oli kogu arvutusprotsess. Võite minna tagasi algusesse, klõpsates nupule start. Või läbida mooduli lehekülje vastupidises järjekorras, klõpsates nupule vasakpoolne nool. Kui soovite praegust tulemust salvestada, tehke sellest versioon, enne kui teete sisendisse muudatusi. Lõpuks näitan teile 2 töölehte, mida te otseselt ei vaja süsiniku jalajälje hindamise protsessis. Kuid need sisaldavad siiski olulist taustteavet. Neile saate juurdepääsu allpool olevate Exceli navigatsiooninuppude kaudu. Materjalide töölehel kuvatakse ehitusmaterjalide andmebaas ja selles olevad vaikeväärtused. Energiatsenaariumite töölehel on esitatud Eesti energiakandjate CO2 heite konfitsentide tsenaariumid. Võrdluseks on graafikul näidatud ka Soome tsenaariumid võrgu elektri ja kaugkütte kohta. Start-nupp viib teid tagasi sinna, kus kohast me alustasime. Sa võid alustada uut arvutust. Tänan teid vaatamise eest!